Eelmises videos telkisime Boini jõe ääres ja jõudsime Deepwater looduskaitseala telkimisalale. Selles videos telgime Kincuna rannas ja jõuame Brisbane'i, kuid Sydneysse on veel üle poole teekonnast ees. Deepwater rahvuspargis on algamas uus päev. Varahommikuks on veetase tõusnud ning neid kive, mille vahel me käisime veeluukeid otsimas, pole praegu üldse näha. Aga kui hästi kiiresti reageerida, on igal pool näha väikeseid krabisid. Krabid aga jooksevad kiiresti maa-aluses surgu peitu. Oleme kuulnud, et teises telkimisalas on ka looduslikke kivibasseine. Et pehme liivase saaks parem astuda, on randa ehitatud kettidega redel. See on ühe kauna sees kasvava troopilise taime seeme. Ohoo, ookean on ühe kookas pähkliranda uhtunud. Kuna siin rannas kookospalle näha ei ole, on see kookospähkel tõenäoliselt pärit kuskilt ookeani saartelt. Aga kust ta täpselt pärit on ja kui kaua ta soolases ookeanis vees on hulpinud, seda ma küll ei oska öelda. See on siin suhkruroog ja seda on siin Bandabergi kandis põldude viisi. Suhkruroo taime mahlastakse suhkrut ja lehti söödetakse loomadele. Need on makadeemia viljad ja siin sees on väikene pähkel. See on avokaado kasvandus ja need kõik on siin avokaado puud. Ja tundub, et avokaado on täitsa valmis. Vaata, mõned siin ripuvad, tuleme vaatame lähemalt. Näe, ilusti suured avokaadod. Hei, tervitusi Kincuna rannast. Siin ei tundugi nii kui teistes kohtades, sellepärast, et on tuul. Tulge, lähme liivaluidete vahele. Siin liivaluidete vahel on hoopis vähem tuult ja tundub märksa kuumem, kuigi tegelikult on täpselt sama temperatuur. Peale õhuniiskuse mõjutab ka tuul seda, kuidas me temperatuuri tunneme. Näiteks siin mere ääres, kui me olime tuule käes, ei tundu 30 kraadi hoopis nii kuumana, kui tundus näiteks seal jõe ääres, kus ei olnud tuult. Et temperatuur tunduks inimestele jahedam, on inimesed välja mõelnud erinevaid nippe. Kõige lihtsam selleks on lehvik. Näiteks lehvikuga saab väga hästi omale tuult lehvitada. Täpselt samamoodi nagu meil rannas oli, teed omale tuult ja õhk ei tundugi nii kuum. Et inimesed on kodudes ehitanud sellised kunstlikud tuulikud ka, mis teevad tuult.
ees on uus hommik ja kui eile pärastlõunal sõitsid siin rannas maasturid ringi, siis praegu on ookean jõudnud peaaegu liivaluiteni välja. Vaatleme, mis on meie eile rannast leitud kookospähkli sees. Kätte on jõudnud lõunaaeg ning oleme jõudnud Maryborough nimelisse maakohalinnakesse. Austraalias on väga palju piknikkohtadega parke ning tihti on parkidesse ehitatud lastele tasuta veemängualad. Ja varsti olemegi jõudmas päikeserannikule, kus elasime enne Eestisse tulekut. Tšau, tšau! Uute kohtumisteni!